kaudses mõttes on ärganud need inimesed, kes on tulnud siia tema rahvasaadikuid, sest nemad on oma silmad avanud ESM-i suhtes ja loodavad, et ka mõned rahvasaadikud, ehk siis suurem osa neist, saaksid ka silmad lahti ESM-i suhtes. Ärge pange imeks, kui ma nüüd oma kõne suhteliselt suvalise koha pealt pakestan, sest on lootust äkki kõnelda mõne saadikuga, kes praegu peaks hommikul tööle tulema. Suur osa neist juba on vist ka sisse tulnud, kes küll autodega, kes muud pidi. Ja autode juures me kahjuks vist kõnelema hakata ei saa. Aga see, et meid nii vähe siin praegu hetkel on hommikuse lähetamisel ja mitte ainult hommikuse lähetamisel, vaid ka sellisest lähetamisel. Mulle on öeldud niimoodi, et Eestimaa on liiga palju sellised inimesed, kes lihtsalt ei taha selleks kuuluda niile. Nad on meiega mõttes. Ja ma usun, et see hulk, kes on siia kogunenud, on ainult jäämäe veepealne osa. Kas see veepealne osa suudab aga rahvasaadikuid mõjutada või anda neile tuge, kui nad peaksid hääletama vastu sellele, mis on nagu üldiselt ette määratud? Ma tahtsin öelda tere hommikust kõigile julgetele tulijatele. Mul tuli täna hommikul päevaks võrdlus, mida me siin teeme. Teate, kaasaegses sõjas on olemas selline asi nagu öövaatusseadmed. Sellistel sõduritel, kellel on öövaatusseadmed, need liiguvad ka öösel, neid ei häiri puud, põõsad ega laukad. Ja need, kellel neid ei ole, no nad on abitud, nad istuvad, nad ei näe, mis saab, kuhu minna. Et need, kes täna on siia tulnud ja sõnastavad neid mõtteid, mina ütleksin, et me oleme nagu sõdurid öövaatusseadmetega. Me suudame öelda, mis hakkab juhtuma ja mis toimub. Et see on ülimalt ohtlik leping, millele mingil juhul ei tohiks allkirja anda. Esimene eeldus oleks see, et riigikogulased ütlevad ei. Ja kui nad ei julge otsustada, siis andku see otsus rahvale ja andku see rahva hääletusele. Selle sama mõttega tulid välja Riigikohtu liikmed, mitte inimesed tänavalt, vaid Eesti parimad juristid. Nii et toetame nii riigikohtunikke, kes olid julged, ja toetame neid riigikogulasi.
Mis sina arvad, kas sellest toetusest on kasu olnud ja kui palju sellest toetusest tuge saavad need, kes vastu hääletavad? Tänane olukord meenutab natukene Tallinna Põhjaregionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonda. Seda kahel põhjusel. Erakorralisse meditsiini osakonda saab Eesti riigis veel täiesti tasuta, reeglina kiirabi abiga. Teiseks, erakorralisest meditsiini osakonnast jõuavad inimesed valdavas osas intensiivravi osakonda, kus endiselt püütakse neid erinevate medikamentide ja meditsiiniliste vahendite abil elule tagasi tuua. Eesti riigiga on nagu erakorralise meditsiini osakonnaga. Sinna tuuakse alati väga kiiresti, kiire abi eesmärgil mõned asjad, mis vajavad kohest reageerimist ehk siis elustamist. Praegu on tegemist siiski Euroopa probleemiga, millesse meie oleme nagu kontvõõrad setu pulma sattudes otse maa alla või maailma sattunud. Ehk siis ühest otsast justkui tahaks toetada neid 101 inimest, kellel võiks olla kõrvade vahel peale lugemuse veel ka mõningased keeleoskused. Üks hetk. Valdo, kas sa hääletad poolt või vastu? Vaatame. Valdo vaatab. Otsustab tehtud Valdo vaatab, aga siin on sütte. Nii, aga sellega on selline lugu, et ma jäin selle peale, et ühest otsast Valdo fraktsioonikaaslane professor Igor Gräzin on kõik see aeg rääkinud mingist vigasest tõlkest ja poolsegasest keelelisest lahendusest, mille puhul nüüd siis Eesti rahvas justkui peab ärevil olema ja ootama, et mida need riigikogulased seal teevad. Aga see on võrdne sellega, et inimene tuleb erakorralise meditsiini osakonda kiirabiga ja tal on infarkt ja tal pannakse kõik varvad kipsi. Põhimõte on siis selles, et aitame, kuidas saame, aga olgem ausad. Need otsused augustis, mis siin nüüd viimasel päeval toimuma hakkavad, on tõenäoliselt tehtud juba kusagil juulis. Ehk siis, et Euroopa pankade ja Euroopa raha kriis, mida püütakse selle, kui nüüd täis pikka nime vaadata, mis on www.valitsus.ee peal kirjas, siis tegemist on Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamise lepingu liitumislepinguga. Päris mitu korda on seal sellist lepingut sees, aga kelle või millega tema lepib, minul isiklikult küll nagu lootust ei ole. Väga palju räägitakse sellest, et me oleme Euroopast saanud tohutult palju toetust ja me saame praegugi veel toetust. Kõvasti rohkem, kui me sinna katlasse sisse paneme. Et kas me peaksime olema solidaarsed või miks me ei peaks? Kindlasti ei peaks, sest miks peaks kerjusmiljonärile alustama? Kunagi 40. aastal oli Eesti ju hädas. Ja kui te mäletate, siis Euroopa keeras talle selja. Kas võib võtta nüüd praegust Euroopa Liidu abi nii-öelda süümepiinana, mida Euroopa meile maksab selle kunagise tegemata jätmise eest? Need süükompleksid on üks segane lugu. Mina arvan, et meie julgeolekut ja abi tagab meie osalemine NATO-s ja NATO vähemalt teoorias on üks kaitseorganisatsioon, kus astutakse üksteise toetuseks välja siis, kui neid rünnatakse. Euroopa Liit on föderaliseeruv riigistu moodustis, mis tahab pidevalt juurde omandades saada föderatiivseks. Ja mis see tähendab? Föderatsioon ja iseseisev riik on vastuolu. Et kui mõned juristid ütlevad, et mis föderaliseerumises halba on, siis on ikka küll. Eesti põhiseadus ei saa lubada meid ei USA osariigi, ei Saksa liidu maaks, ei kellegi kubermaaks.
Meil on põhimõte iseseisev riik, suveräänne riik ja ESM on just üks asi, mis seda rängalt viib. Teate, see summa, mis läheb väljamaksmisele, on 70%, kuni 70% riigieelarvest. Kujutage ette, ja sealjuures on olemas kiirmenetlus, kus nädal ajaga võidakse meilt nõuda miljardeid välja. Eesti ei saa sellega hakkama, et meid ähvardab pankrot, kui Kreeka otsustab, et oma võlgu ei maksa. Ja väga paljud rahvusvahelised uurijad, poliitikud on aru saanud, et Kreeka ongi ammu pankrotis. See on lihtsalt kummi venitamine. Nii et oodake halbu uudiseid. Miskipärast ei näe neid uudiseid Riigikogu liikmed. Tervist! Kas te hääletate poolt või vastu? No, lähme otsustame seda, vaatame, arutame, meil on koosolek enne veel. Aga samas mingi oponeerida sinu eelmisel mõttele, kui ESM on selleks, et toetada hätta sattunuid ja kui meilt ESM nõuab näiteks mingisuguse 7 päevaga sellise summa, mida me ei suuda maksta, siis äkki me pöörduksime ise ESM-i poole ja ütles, et me oleme praegu pankrotis, kuna me ei suuda ESM-ile maksta, et ESM maksaks meile. Aga see näitabki ESM-i absurdsust, et see võlapüramiidid, mis on igal pool puhkinud, need on hirmu äratavad. Aga kõik mäletavad midagi 90. alguses. See ESM meenutab 90. alguse kuulsaid panku, et ühest otsast viisid kodanikud raha sisse ja teisest odast kantisid kelmid raha välja. Nii et tagauks on ESM-i puhul avatud. Tervist! Kas hääletad poolt või vastu? Hääletan poolt. Kes see oli? Peale järgi tulnud ära. Vähemalt on aus esimesi. Eestis on teema, et riigi vastutuse seadus, selline seadus peaks küsima, kas riigi ametnik vastutab lolli otsuse eest? Kas Riigikogu liige vastutab rumala otsuse eest? Et mis siis juhtub, kui raha tuleb välja maksta? Kas härra Pomerants paneb ise ka oma isiklikku raha hakkama? Aga meie maksuraha on ta pannud juba selle lepinguga müüki. Uudistest veel nii palju, et veel eile oli teade, et Saksamaa kantsler nõuab veel sel aastal uut Euroopa aluslepingut arutamisele, mis tähendab, et see loosung, mis on minu käes, ei taha Euroopa Ühendriike, on ülimalt päevakajaline. See uus alusleping muudab senist Euroopa Liitu veel föderaalsemaks ja see ei lähe ka meie riigi kohtunike arvamuse järgi põhiseadusega kokku. Nii et oodake siis aasta jooksul uut rahvahääletust ja nõudkem seda riigikogulastelt. Igasuguste aluslepingute muutmine nõuame rahvahääletust. ESM-iga seoses nõuame rahvahääletust. Absoluutselt laksutada võib igal hetkel, kui te tunnete, et on liige hetk. Aga kuna ma ise olen siin oma tööajast ja mul tööülesanded kutsuvad natukene eemale jälle, siis ma annan teatepulga edasi. Ja ma usun, et te saate edaspidi ise hakkama sama hästi kui siiani. Ma olen küsinud. Vabandage, kas te olete täna valmis hääletama poolt või vastu? Mille? Arvata võis, kahjuks. Mina olen Valdo Padar ja tahaksin seda nime nüüd edaspidi kasutada selleks, et pisut modereerimatult. Kuid eilsest veel nii palju,
et peale avalike kanalite võib nüüd avalikuks teha ka vähemalt 3 Eesti Vabariigi kodaniku plaani, mis viimasel hetkel jäi teostamata. Ja nimelt oli meil valmis täiesti reaalne kirjatükk, mis oli mõeldud Eesti Vabariigi prokuratuurile esitamiseks vastavalt siis karistusseadustiku paragrahvi 236 põhjal ja me soovisime selles avaldada soovi prokuratuuri uurimise algatamiseks Eesti Vabariigi ühe kodaniku härra Ligi tegevuse suhtes. Mis on siis see paragrahv 236? Selle kohta mõne hetke pärast. Nii, aga meil hakkavad saabuma siia nagu öeldakse, ajupotentsiaaliga mehed. Ivar Raid, tere hommikust! Kuidas me tunneme? No, meie toetajaskond loodab, et kedagi, kes ei ole. Aga ma usun, et Riigikogu liikmete hulgas on terve mõistuse alles ning neid vastuhääletajaid saab olema ikkagi mitukümmend. Ma arvan, et opositsioon suures osas on vastu ning ka mitu koalitsioonipoliitikut hääletab vastu. Aga ega vaevalt nüüd saate siin uusi Riigikogu liikmeid küsitleda, sest saavad kõik praegu fraktsioonide koosolekul ja saavad kõrgelt selgeid üksmööre ja uusi käsuaudasid. Vaevalt, et te siin enam saate hääletajate häält kuulda, sest nüüd juba lossis ning need viimased plaanid, mida tehakse, võivad ju mõnedki jõud võivad siis püüda veel midagi päästa. Ma pean silmas, et võidakse teha näiteks täna ettepanek teine lugemine katkestada ja nii mitmedki pead mõtlevad sellele, kuidas siis edasi vastu seista selle seaduseelnõu jõustumisele. Praegu minu hinnangul on täiesti selge, et Riigikogu läheb rikkuma põhiseadust Eesti riigi eelarve pädevuse riivet suurendama. See rikub põhiseadust, see toob kaasa suure võlakoorma, võlavanglast viiakse meid. Ma ei räägi sellest, et see on vastuolus paragrahviga 1, mis täna pinnas on Eesti põhiseadusega, on see vastuolus. Ja ma arvan, et väga paljud Riigikogu liikmed seda tunnetavad ja ei taha minna põhiseadust rikkuma ja tahavad jääda Eesti poliitikast edaspidiseks. Aga küsimus muidugi ei ole ainult selles 1,3 või 1,8 miljardis euros, mida me teadame ära endast rikkamate Lõuna-Euroopa riikide toetamiseks ja nende pankurite ülalpidamiseks. Vaid küsimus on ka demokraatias. Demokraatia riigides selles, et me enam ise ei otsusta oma maal, kuidas oma raha kasutada. Veelgi hullem on, et küsimus on ka välispoliitikas. Ja välispoliitikas me võiksime nüüd ütelda, kui tänane otsus tehakse ära, siis me hakkame kuuluma Lõuna-Euroopa Liitu. Me oleme püüdnud ju Põhjamaadesse. Isegi meie president räägib, et me tahaksime saada Põhja-Euroopa riigis.
ka Põhja-Euroopa riigid praegu kas ei ole üldse Euroopa liitunud, nagu Taani ja Rootsi ei kavatsegi seda teha, nagu Norra ja Soome on teinud kõik selleks, et kindlustada endale tagala ja sellest rahaliidust välja minna, isegi Euroopa Liidust välja minna. Ja kus siis on meie välispoliitikud, kes võiksid praegu ütelda, et kui me tahame ikkagi Põhjalasi integreerida, siis me peaksime tegema koostööd Põhja-Euroopa riikidega ja Saksamaaga vaatama Euroopa rahvusliku sakslaste käest. Ei ole mõtet minna ennast siduda Lõuna-Euroopa Liiduga, kui seda Saksamaa ei ole veel teinud. Ja siis me, kui Saksamaa teeb koos Skandinaavia riikidega Põhja-Euroopa rahaliidu ja siis meie oleme Lõuna-Euroopa rahaliidu, see maksab nende arveid kinni, siis on siin päris näljakas ja täiesti külla. Siin oli jutumist sellest oletatavast või ütleme nii, et rahamaailmas jutustunud Põhjala kroonist, mis oleks olnud hea, kui meie kroon oleks endiselt olemas. Oleksime liitunud Põhjala krooni ja siit tehti. No nii lihtne see paraku ei ole, sest meie raha on olnud seotud algusest peale juba Saksamaa sellise euroga ja meie reservi on nii väike, et aga Põhjala rahaliitu vist on eksisteerinud varem ja meil tehtud ka mõne aja pärast hinnanud Eestis loomulikult No täna teeme veel juttu kindlasti nii rahast ESM-ist kui ka Eesti lähi- ja kauglastiku tulevikust. Jah, eks neid otsustajaid seal Riigikogus tuleb mõjutada nii väljastpoolt kui ka seestpoolt ja kui lubata siis ära mõjutab ja neid mõjutada seestpoolt ja lähen sinna rõdu peale ja kui saaks sõna, siis küll võtaks sõna, aga ma loodan, et ma saan mõnede saadikutega rääkida ja ka koridorides ja mida neid mõjutada ja selgitada viimase ette. Selgus, suure tänu. Toetame siis loomulikult kunagist imemeest, üks nendest leiaks majandusteadlane Ivar Raik. Ahah, siin kuuleme juba sellegi uudise, et Ene Ergma on väidetavalt väljumas korraks Riigikogu hoonest, Toompea lossi teab mitmest uksest, kuid me saaksime sellisel juhul üle anda talle ka petitsiooni, mis on mõeldud siis kõigile riigikogulastele meeldetuletuseks ja toetuseks, et nad ikkagi terve mõistusega tervelt käituksid. Aga mõningad inimesed kindlasti on siin ka sellised, kes on oma arvamust öelnud ka varem. Võtame veel ühe majandusinimese. Tere hommikust! Mina olen jah selline, kes rohkem on kirjutab, kuna minu eriala maksud ja eelarve. Siis ma olen võib-olla kõige rohkem kohtu selles lepingus, mida nüüd ollakse sõlmimas. Aga ma pean ütlema, et ma olen siin kurva meelega. Sellepärast, et kui ma nüüd võtan oma viimase 5 aasta töö kokku, kus ma olen üritanud leida vabu inimesi, kes tahaksid ühiselt oma majandusolukorda parandada ühistegevuse ja ühistulise ettevõtluse kaudu, siis ma nentima, et ma ei leidnud. Ja selle tõttu ilmselt kõige täpsem määratlus on väga see, et eile või üleeile oli Äripäevas artikkel, kus öeldi, et 1/3 meie elanikkonnast on sellised, kes ei tea midagi, ei taha midagi, ei oska midagi. Teda võiks iseloomustada võib-olla 3 sõnaga, mis hakkavad S-tähega. Võib-olla sinna juurde tuleks aga 1 sõna, mis hakkab J-tähega. Ja siis on meil võib-olla veel 5% edukaid, häid ja ilusaid, kes oskavad teiste harvel hästi elada. Nende poole kiht on meie kõrval siin Rootsis.
nemad on hakanud viimasel ajal nimetama ennast aadlikeks. Ja siis on meil, palju seda järgi jääb? 65% on neid, keda Vello Leido võib-olla kõige paremini nimetas, et need on väga usklikud inimesed, need on juhiusku inimesed, kes on sügavalt veendunud, et juhid tahavad meile kõige paremat, et nad teevad iga päev ainult selle peale mõtlevad, et kuidas me paremini elaksime. Aga nüüd ma annan sõna edasi. Noh, eks ta ole nii nagu kunagi Kori tegi pildi selle kohta, kuidas Kroskamehel oli rahakott eespool ja ütles, et jooksin selle riidu saama. Siin on üks saadik meil. Härra Sibul, öelge nüüd konkreetselt, olete ilmselt hiline ja jõuate nuku juurde. Kas olete täna ESM-iga liikumise lepingu poolt või vastu? Mina olen poolt. Selge. Ja oskate te seda poolt ka põhjendada, millegi seda poolt põhjendada? Minu jaoks on võimalikult lihtsalt. Küsimus on, kas me tahame olla Euroopa poole või teise poole. Minu jaoks on see kahjuks eelkord poole. Selge. Ega midagi muud kui kahjuks ei saa see rahvas siin teid toetada, kuid loodame, et on keda toetada. Vahepeal on öeldud, et märkamatult oli üleeilses Äripäevas esmakordselt pika mitme aasta avalikustatud ka Swedbanki analüütikute poolt üks üsna kurb ja kurjekuulutav uudis. Varem olid ainult rahva seas levinud jutud, et tuhanded majad on haamri all või et liigub peresid, keda vaevab iga päev mitte enam pangalaenu, vaid selle intresside kokkusaamine. Nüüd üleeilses Äripäevas avaldati esmakordselt see, et ainuüksi Swedbankil on üle 4000 inimendatud halvalaenu. Ehk siis, kui nüüd mõelda natukene, et meil on olemas SEB Pank, kes on andnud elamu asemelaene, meil on olemas Iibi Pank, meil on olemas EKV, meil on olemas Norde Pank, meil on muud Sampo Pank, siis summa tõenäoliselt inimeste ja perede suhtes kasvab ja kasvab. Aga nüüd tagasi ESM-i juurde ja anname veel korraks Kammertile sõna. Tahtsin veel lisada, et selle kirja, ma saatsin 101 Riigikogu liikmele ühe kirja, kus ma nagu veel kord püüdsin selgitada, et see otsus ei too meile head. Ja ausõttes lisasin juurde ka viite selle needuse loitsule ja sellele, et need, kes hääletavad ESM-i poolt, et nende nimed raiutakse raudtähtedega Eesti rahva kannatuste raamatusse ja nad on ühes reas nendega, kes hääletasid baaside lepingu poolt. Ja ma pean ütlema, et ainukene, kes mulle vastas koos teatega, et ta hääletab kindlalt ei, oli Marika Tuus-Laul, nii et temale ka au. Ja Ooman nagu Facebookis teatas, et võib-olla, et Keskerakond hääletab vastu, nii et ma ei ole küll kunagi olnud Keskerakonna pooldaja, aga kui nad seda teevad, siis tõepoolest vähemalt mõned vabad inimesed meil veel on. Ja ma unustasin veel enne lisada, et kui vaadata siin kohal olijaid ja neid, kes Facebookis osalesid nendes juturingides, siis sealt me saame võib-olla heal juhul kokku 1000 inimest, võib-olla on veel nendel teine ring, et veel kord 1000 inimest, aga see ongi see hulk neid inimesi, neid vabu eestlasi, kes muretsevad oma tuleviku, oma heaolu pärast ja kes tahaksid ise otsustada, mitte lasta seda siin kõrval olevas lossis teha. Tänan. Nii arvas siis veel kord üks inimene, kes on meie seas, aga nüüd on saabunud siia ka Riigikogu esinaine proua Järgma. Hommikul. Tähendab, meie siin esindame Eesti rahvast, Eesti inimesi, mõtlen konkreetselt neid 2300 inimest, kes kirjutasid Riigikogu ja kes kirjutasid ka teile. Ma olen selle kirja kontseptile alguse. Meie alla kirjutame. Toetame Riigikohtu 9 riigikohtunikku, kes olid eriarvamuste Riigikohtu üldkogu 12. juuli ESM otsuse suhtes.
Riigimehelikest eriarvamused on põhjalikult analüüsitud vastukohad ja vead, mille eest Riigikohtu võib luguheist. Ühiseisukohana on eriarvamusest nõue, et Riigikogu peab korraldama ESN ratifitseerimist rahvahääletuse ja rahvahääletusele peaks olema küsimuse, kas inimesed on nõus, et Eesti Riigikogu läheb. Tähendab, kas võib küsida, kuidas teie nendesse Riigikohtu eriarvamused suhtute? Loomulikult igal inimesel on oma arvamus olemas, aga Riigikogu enamus otsustas ühtemoodi. See oli Eesti kohtu ajaloos selles mõttes pretendent, et ükski teine Riigikohtu otsus ei ole pälvinud niivõrd palju eriarvamusi. Kas te siit ei näe? Ma ütlen veel üks, igal inimesel on oma arvamus ja lootisme, mida ütleb Riigikohus. Kas te võiksite kui inimesena, kui kodanikuna põhjendada, miks te täna arvatavasti hääletate selle Eesti poolt on? Sellest, et minu jaoks Euroopa tulevik väga tähtis. Me oleme väga pikalt võtnud vastu Euroopas väga suuri rahasid. Ma vaatasin, viimane rahastusperiood oli 1,3 miljardit. Kui see oli 1,3 miljardit ja meie anname ära 1,79 miljardit, siis anname ju rohkem saada. Ei, ma ütlesin viimane periood, aga enne seda oli veel periood. Ja vabandust, nüüd ma olen. Loomulikult, ma annan teile seda. Aitäh. Mingit aplausi ei ole. Soovime ja soovitame siis soojalt ümber mõelda, sest igasuguse kuriteo puhul on nii, et veel hetk enne teosooritust võib katkestada selle teo. Aga vaevalt me seda täna kuuleme. Euroopa stabiilsusmehhanismist kui sellisest täna tuleks vestelda ka sellel teemal, et palun tõstke käsi püsti, kellel teist siin olijatest on olnud tegemist kunagi väljavõtted oma palga saamisega, kellel teist on tegemist olnud mõne pangaga, kus otsustatakse teile kas anda või mitte anda laenu. Ma ütleksin, et seda julgelt üle kümnendikul, ehk siis nüüd tuleb teema sellest, mis esmapilgul võib tunduda Jüri või Mari tühipaljas loba, kuid tegelikult on ligi ütlemata jätnud ühe tõsise asja. Euroopa stabiilsusmehhanism kui selline peaks justkui tabama ära selle kõikumise ja saama ennast uuesti jälle stabiilseks kogu pangad. Jutt ei ole rahast. Jutt on tahteavaldusest, kas minna ühe või teise mõttelaadiga. Ja laenuraha, mis on ka sellel riigil siin käes, on erineva hinnaga. Ja nüüd, kus püütakse päästa, mida päästa annab, ja eestlased on jõudnud selle Titanicu viimase otsa peale hüpata väikse kliki soovi, peavad lõppude lõpuks endale tunnistama, tsiteerin Siim Kallast. Raha on mis tahes fetiš, millele valitsev klikk annab võimutäiuse sümboli. Nüüd kujutage ette, et see võimutäiuse sümbol on korraga enamikus Euroopa riikide käiberaha. Mida peab tegema see klikk, kes omavahel ei suuda kokku leppida, milline on selle võimutäiuse sümboli kogu võim. Ja siin ongi see ebastabiilsus, et kreeklane paneb kreeklast, sakslane tõmbab nöörist kõiki väiksemaid, prantslane itsitab ja teeb leppeid oma suurte viraažide müügiga Venemaale, Saksa ja Venemaa omavahel on torujuhtmed pidi küll seotud, kuid igasugused vahetuslepingud toimuvad juba ammu eurodes, virtuaaleurodes. Ja nüüd on see rahamass suure küsimärgiga. Eelmine kord, kui siin kohtusime, sai juttu tehtud müntidest, kus siis teisel pool kreeklased kasutasid oma leppanime ja muutsid oma 1 eurosendi täpselt oma sama vääriliseks leppaks.
täna võite te taskust välja võtta 50, mis tahes muu paber euro ja te märkate, et kõik teised ladina tähtedega, nagu venelased, eurod on arusaadavad nii inglasele, prantslasele kui sakslasele, mis all on kreekakeelne euro, mis tähendab seda, et tõenäoliselt euro lahkumist ei lubata isegi Kreeka ei mitte. Nii et siin on nüüd selline mure, aga püüame teile mõned sõnad Anti. Meil on külaline ja püüame seda teha nüüd nii, et külaline saareriigist, kus veel eksisteerib, aga üks moment. Härra Kausa, saadikuna olete te samamoodi nagu sinu ja teised millest mul koodetavasti sellega liivivad. Kuna poolt olete, kas jaa või ei tänase ESM-i suhtes? Ilmselt jaa. No comments. Aga äkki oskate öelda, kas tunnete kedagi, kes teaks kedagi, kes ütleks ei? Väga ei tea. Jälle ei kommentaar, jah. Aga meil on härra Wilkins, kes on tulnud siis saareriigist, kus täna veel kehtib ja on ilus krooni valitsus, kuid mitte rahaliselt, vaid ta on Inglise naela. Kasutaja inimene ja las ta siis räägib, kuidas tema on siin käinud ja jälgid seda, mis siin toimub ja kuidas tema saab aru sellest, mis kohe toimumas on. Do you remember years ago in the referendum, these people, they told us, and they've been telling people for years, that we were wrong, and that they were right. But time has shown that we were right, and these people were wrong, and these people are still wrong. This ESM treaty, it's not good for the people of Estonia. It's not good for Europe. They're wrong about it. If you ask them why do they want this treaty? Even the finance minister does not claim that it will be good for the people of Estonia. The reason for the ESM treaty is to preserve the euro. But why should that be? Weren't we told that the euro would make us all prosperous, it would make us safe, it would be better for everyone? How is it that today Europe must be impoverished, that Europe must be robbed in order to preserve this vanity project, this stupid euro, just to save their blushes, just so that they don't have to admit that they were wrong and we were right. The ESM treaty isn't some strange, small, constitutional issue that no one needs to care about. The ESM treaty gives the European Union the ability to put its hand in every Estonian pocket and take out what it wants. This treaty is so bad that even David Cameron, the British Prime Minister, vetoed this treaty. The European Union is so bad that they ignored that veto. The very democracy that we were all guaranteed when we joined the European Union, that we have a veto on these things, totally ignored. But here we are, all the people of Europe being ruined by the euro. The Greeks, impoverished like never before. The Spanish with massive unemployment. The Italians. Even Germany, who were at the peak of the euro project. Germany, whose empire this was. Germany, who created the euro so that they could have this great European market for their exports. Even Germany now is sliding to recession. Why? Simply because they've sucked the blood out of the European economies. No one can afford German exports anymore. Now they want us all to pay just to keep this thing going. And we're all becoming more and more impoverished. Europe is sliding in its position in the world, becoming less and less important.
that soon will be dominated not just by the Chinese economy, the Indian economy, South American economy, but even the Russian economy will tower over us. These people, they have plundered and robbed and taxed. And if they say if they don't do this, if they don't preserve the euro, that Europe will somehow collapse into war. Maybe there'll be a war between France and Germany. Maybe there'll be unrest all across Europe if we don't have the euro. They tell us that we'll be at the mercy of our bellicose neighbours. And so, they rob us, they tax us, they make us all poor. They put us under the burden of debt. They rob us, they impoverish us. And they miscall this stability. They've made an economic desert, and they call it peace. These people, they obey their masters in Brussels, but they betray you. Thank you. Aitäh, David Wilkinson, kes on Inglismaal aastaid teinud tööd selleks, et tõrjuda eurotsooni ja kaitsta saareriigi iseseisvust. Nii et brittidel on oma nael ja olgu nad meil eeskujuks. Thank you, David. Et meil on veel häid majanduse asjatundjaid, et kasutaks nende eksperdi arvamusi ka ära. Mati Väärtnõu, kes on koostanud seda väga peent küsimustikku, millele nii mõnigi Riigikogu liige jäi vastamises jänni, kaasa arvatud rahandusminister jäi väga jänni. Räägi, mis kiri see oli? See kiri oli selline, mis esitas 8 küsimust ESM lepingu kohta ja need olid sisulised küsimused ja me ei saanud ligilt mitte ühtegi sisulist vastust. Ja nüüd ma tean, miks me seda vastust ei saanud. Proua Erkmaa ütles väga selgelt, ta usub Euroopasse ja tahab Euroopat. Minu nägemus on need inimesed, kes tahavad Euroopat, kas nad ka tahavad Eestit? Kas nad usuvad ka Eesti rahvasse? Ma arvan, et nad ei usu. Nad ei ole enam osa Eesti rahvast. Nad on reetnud Eesti rahva. See leping on rohkem kui lihtsalt leping. Sest selle lepinguga anname ära oma riikluse. Ja see leping on samuti demokraatia mööduvuks Eestis. Kui see leping on nii oluline, siis miks ei otsusta seda rahvas? Tegelikult on ju asi lihtne. Kogu teema taandub küsimusele, kas olla või mitte olla. Kas me tahame olla omas riigis Eesti rahvana või tahame me olla saadud, sulatatud üles Euroopa rahvastes sulatusahjus sinna, kuhu meid täna suunatakse. Küsimus on selles, kas me tahame anda ära oma vabaduse ja sõltumatuse, oma iseseisvuse, kas või finantsilisel kujul, või tahame me ise asju otsustada. Lõppküsimus on selles, kas me tahame Eesti omariiklust, selline, nagu on meie põhiseaduses sätestatud, või me tahame olla üks osariik loodavast föderatsioonist. Just sellest, millest rääkis meile proua Erkmaa. Ta lihtsalt ei ütelnud seda välja. Talle meeldib
Euroopa Ühendriikide moodustamine. Neid küsimusi võib olla paljugi rohkem, eriti kui mitte arvestada põhiseadust, just nii, nagu teeb täna meie valitsus, just nii, nagu teeb täna Riigikogu. Kuid minu küsimus on see, kes andis täna õiguse Ligile, Ansipile, proua Ergmale, 101 Riigikogu liikmele ja nii edasi õiguse otsustada minu ees, teha seda valikut minu ees, kas ma tahan olla edasi iseseisva Eesti riigi kodanik või tahan olla hoopis föderatsiooni elanik. See otsus ei ole nende inimeste teha. See otsus on minu otsus. See otsus on meie Eesti rahva otsus. Vähemalt ta peab seda olema. Ja see, mis täna toimub, on võimu kuritarvitamine. See ei ole Eesti rahva tahe. Kedagi ei ole Eesti rahva käest seda küsinud. Ja saadikutel ei ole täna mitte mingisuguseid volitusi sellise otsuse tegemiseks. Ma ei ole kuulnud ühtegi saadikut valimistel ütlemas, kui valite mind, siis ma teen nii, et Eesti Vabariigis saab Euroopa Ühendriikide osariik. Seda ei ole olnud. See, mis täna siin Riigikogus tehakse, on riigipööre. See on riigipööre demokraatia ja vaba Eesti vastu. Aitäh! Aitäh! Nüüd ma tahaksin küsida ühe saadiku arvamust. Juku-Kalle, kas sa jõuad arvata? Sa hääletasid vastu. Praegu ei jõua arvata. Aga sellepärast, et ma arvan, et Riigikogu ei ole mõnda. Hüüdke Jukule, julge mees! Aitäh! Kui ta vastab, siis ta on veel julge. Ta ei vasta. Juku-Kalle lubas veel välja tulla, ta oli vist üsna kiire, aga vaadake, need saadikud on kõige julgemad, kelle fraktsioonis kõik hääletavad selle lepingu poolt. Ja Igor Gräzin Reformierakonnas, Juku-Kalle Irlik on selgelt teile, see on eraldi küll. Minu arvates võiksime suure aplausi teha. Aitäh! Selleks me siin olemegi, et julgustada neid, kes ei pelga, ei öelda, sest see surve Brüsseli poolt, surve valitsuse poolt, surve rahandusministri poolt, partei poolt on väga suur. Tõenäoliselt sündis täna järjekordne lühikene rahvanalja. Me kõik teame sellist head koolieelset nalja, et mida Juhan ei õpi, seda Juku ei tea. Tänase äsja saadud õiglase ja mehise vastusega võime öelda, et mida Juku ütles, seda Juhan ei taimanud. Silmas on peetud ilmselt siin meie majandus- ja kommunikatsiooniministrid, kelle tööd ja tegemised on alles eile olnud jälle telekanali või superraiskamine mäoristi näol. Aga nüüd ootame üks saadiks. Härra Vakra andis nõusoleku oma arvamust avaldada. Vähemalt eelmisel korral, kui oli hääletus selle lepingu tagasilükkamisele, hääletas härra Vakra selle lepingu vastu. Aplaus talle! Küsin teie arvamust, miks on mõistlik vastu hääletada ja kas surve poolt hääletamiseks on olnud suur? Kõigepealt teile kõigile tere tulemast. Ma pean ütlema seda, et ma vabandan, et ma hilinesin, et mul aega 3 minutit, aga ma
ma saan öelda seda, et täna on selge see, et kogu demokraatide ühendus hääletab selle vasta ehk maakeeli öeldes vajutab punast nuppu ja põhjus on hästi lihtne. Kui ma küsisin esimesel lugemisel rahandusministrilt, et mis on see põhiline põhjus, siis ta ütles lihtsalt seda, et kes tahes järgmise rahandusministrina ei peaks lihtsalt tundma häbi, kui ta läheb kolleegidega sinna laua taha kohtuma. Ehk väide siis sellest, et vastasel juhul kaob enese vääritus. Ma arvan, et igaüks, kes teab, et Euroopa Liidus on 27 riiki, kes kõik on huvitatud tugevast majandusruumist, siis ei ole kindlasti see väide õige, et näiteks Rootsi, Läti, Leedu, Suurbritannia, kes täna maksevahendina eurot ei kasuta ja ESM-i ei panusta, oleks Euroopas vähem väärikad. Ja kuna see oli tema jaoks põhiline väide, siis minu jaoks on see absurd. See on ebamõistlik vastus ja sellele ma kindlasti ei saa öelda, et Eesti maksumaksja peaks võtma täna veel 1,3 miljardit eurot garantii. Aitäh! Suur tänu! Mul on selline tunne, et kõige julgemad kandidaadid on need, kes ei ole parteide liikmed, nagu Vakra. Nad on vabad kandidaadid, mis viitab sellele, et ehk peaks Riigikogu ikkagi koostama üksikkandidaatidest, kus iga mees on oma südametunnistuse järgi otsustaja, mitte partei tagatoa või fraktsiooni esimehe liiatsi värvi. Tubli Vakra, aitäh! Siia Vakra jutule jätkuks oleks üks hea kirjalik näitel olev. Üritused. Sealt ka. Sealt tema läksime. Lõpp on viisi. Lõpp on ligi. Ja siis võiks vahepeal hüüdale Jürgen Ligi, lõpp on ligi. Jürgen Ligi, lõpp on ligi. Jürgen Ligi, lõpp on ligi. Üks on selge. Eestlaste poliitilises kalendariumis on kujunenud välja 2 ülimalt ohtlikku ja teineteist täiendavat kuud. Need on mis tahes aasta arvuga alustatud märts ja august. Meenuvad märtsi koolitamised Tallinnas, märtsi üritamised Lõumaa, märtsi vahistamised poliitvangide suhtes, ühe poliitilise vangiprotsessi algus märtsis 1980 ja ka Mänteri surm märtsis 1981. Kuid kulgeme ajas edasi ja augustisse. Molotov-Ribbentropi augustipakt jagas meid, eestlasi, ära territoriaalselt. Aastate pärast Arvutini juulivalimisi 14-16 juuli aastal 1940 järgnesid 6. augustil susasõidud Moskvasse. Allkirjad näpus, et vormistada Eesti riik ja rahvas enamaks kui pooleks sajandiks kommunistliku totalitarismi ikesse. 29. augustist 1940 alades lakkas kahjuks ka Eesti kaitseväe eksistents. Ta andi üle Balti sõjaväerinimale Nõukogude alguses. Augustis algas ka kuumasajand. Meenutame 6. ja 9. augustit, kui käes on viimane augustikuu päev, oleme taas ühe lugemusliku akti võrra oma hafratest riigi ise ja oma esindajate Hiina kaasusel teinud järjeprotsessi ametisse. Seda korda kõlaidesse läbi võõra ja selge vigases keeletõkkes meile toodud lepingu Euroopa stabiilsusmehhanismi asustamise lepinguga liikumise lepingu. Nii seisab see üleval Vabariigi Valitsuse kodulehel. Veel enne, kui lähen edasi, lubatagu uus vahelepõige, et ajaloos toodud näited kinnitaksid minu sõnades peituvat mõtet. Eesti Vabariigi keskmine ja püsimine de jure läbi nende 52 okupatsiooniperioodi aasta sai ja oli võimalik tänu 1. jaanuarist 1938 kehtima hakanud põhiseadusele. Mitte selle samale, mille esimestele 6 paragrahvile toetades ka 1992. aastal põhiseaduse assamblee ja veel nõukoguliku jäämine toimib Eesti Ülemnõukogu ehk vastu võtta uus ja täiendav kehtiv Eesti Vabariigi põhiseadus. Meenutaksime toodud 1938. aastal koostas Eesti parlamendis seesama
esindab kahte kohta, Riigikogu, Riigikogus ja Riigikogus. Riigikogu saadi läbi valimiste ja nende valimiste ja selle koosseisi kuulusid 80 ausas ja vähem ausas Eesti Vabariigi kodanikud. Toon teieni head kuulajad vaid ühe paralleeli, et mõistatakse täna soostusliku võrreldava samasust toonase ajaloolise seisaga. Vastavalt 1940. aastast tekkinud poliitilistele oludele tunneme me kahte Riigivolikogu koosseisi. Tegin kutsu ülevaade nii sellest esimesest kui ka sellest teisest uudisündmustega valitud teisest Riigivolikogust. Olgu mainitud, et ka esimeses Riigivolikogus olid esindatud nii vene rahvusest kodanikud kui ka kommunistlikest ja sotsialistlikest maailmavaadetest tõsiselt nakatunud saalid. Seda vaatamata kestvale ja vaikivale ajastule koos valitseva pildi suhtumisega omada rahva tegelikke vajadusi. Mis on selle pöörduse mõte? Aga see, et tänases olukorras oleme jõudnud teatavate analoogideni, millest vaid raamatutel otsuseid küsisi peale. Võrreldes esimese Riigivolikoguga oli teised esindatud vanast esimesest Riigivolikogust 38 aastat kokku kutsutud. Kõigest 6 endist rahva asemel. Kas ei pane see nüüd täna veel kord meenutama seda Lats puhtaks plakatit, mille abil loomine püüdsid uuesti end Eesti kaardile pühkida? Kuid kes siis olid need 6, kes mahtusid ka juunipöörde järgsesse Riigivolikogusse? Need olid Neeme toona 26 aastasena. Perekond oli opteerunud Venemaalt ja hariduse sai ta Eesti territooriumil. Juba gümnasistina liitus Eesti Noorsotsialistliku Liiduga ja hiljem aastase Eesti Kommunistliku Parteisse. Tema tütartunne kui president Rüüvi Ahilasat, tunnustatud kohtuministri ja teadlast. Aleksander Aabel, esimese Riigivolikogu liige, kes riigivastasena, kujutate ette, Eesti Vabariigis, riigivastasena lendlehti levitades sai 5-aastase suvitöö karistuse ja oli üks skandaalsemaid juhtumeid Toompealt pärast Tupitsa tegemist. Tupitsa tegemine tähendab oma vastasoponendile käega märginud kehameelini. Aleksander Jõe esimese Riigivolikogu vastasena Aabenile saanud kõige marksisti ja Eesti sotsiaaldemokraatliku ühispartei liige ja hiljem ka EKP liige. Kristjan Jaak korrales koos Neeme Russi ja Aabliidiga juunipööret Tartus, sai ka esimeseks Nõukogude Eesti peaga linna täitevkomitee esimeheks, kes evakueerus ise veel enne sakslaste saabumist Venemaale. Sinna me käime. Maksi Munt, Johannes Varese valitsuse siseminister, kes nautis Varese Moskvasse lennu ajal ka 27. juulist kuni 15. augustini presidendi ülesandeid. Voldemar Jaanus Põlevkivi linnade Jõhvi, Kunda ja Rakvere sotsialistist hääletud katusmaaparandajate pildid Johannes Augustini meelsuskaaslaste endi kuuljaga. Oleme nende hetkede tunnistajaks ja praeguses Eesti Vabariigis on meile sünnijärgsetele kodanikele ja ka teile, kes olete selle riigi kodanikule raske kodakondsuse kodaniku jäänud, veel teile palju ütlema. Või väikestega peab kunagi inimsust, saab maailma veel ka Eestist kandus. Kas olete te midagi kuulnud liigi rohkusest? Miks ometi ei mõista inimkond, et ka rahvuste rohkus on rikkus meie riigidesse ja rahvuskesed riigina suhtunud tunnustada ja tunnustatud saada ei ole mitte lihtne mass. Nüüd aga kuulnud siiniga ja vastunud kuulajad selle keele mõistjad. Usun, et neile seal ja ka eile ei piisa veebiaadressitest www.valitsus.ee ja sellelt leitavast lausatest valedest kokkukonstrueeritud vastustest pealkirjaga Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamiseks. Usun, et teie olete hetkekski kaalunud sõna usaldus tähendus. Usalduskriisis on tekkinud ja tekitatud Euroopa panganduse ja pangamõistuse valitsevas maailmas mõtestatud ja selge sõnavähenduse puudumisel vajab korraks ajapeamist. Parim meetod selleks on otsida sobivaid näiteid meie elule ja korraldusele aegade taga. Ja ma leidsin selle taas
Kreekast. Kuidas defineerida usaldust? Vana-Kreeka filosoof Sokrates, kes elas enne Kristust 469 kuni 399 aastat enne Kristust,